Mul ei ole olnud mingisuguseid eesmärke, sest ma ei näe eesmärke. Minu silmade ees on tundmatu maastik. Minu tee kulgeb sellesse maastikku või ta suubub sellesse või läheb edasi. Ma ei näe selle maastiku üksikasju. Ma ei näe, mis on mägede taga, mis on teekäänakute taga, mis on teispool orgusid, teispool metsi, aga ma pean teadma suunda. Ja see suund on minus endas olemas. See suund on otse kui mingi heli, mingi toon, mida me ei tohi kaotada. See on kõige tähtsam, see on peamine ja kõik muu tuleb. Üks pillimeister ütles kunagi, et pill kõlab seda ilusamini, mida enam laulis lindasele puu okstel, millest pill tehtud. Natuke enne talvepidu on vahased lambaninad söödud ja kastid tühjad. Tuleb tuppa tuua sibulõunad. Sahvris seistes on need läinud kollasemaks ja lõhnavad nii nagu jõulud. Väiksemad ja punapõselisemad saab jõulupoole ehteks siduda ja suured kollased pähklite ja piparkokkide kõrvale veinpunase laudlinaga lauale panna. Ja kui sinna asetada veel väike rohelise ninakoha tsent, kes alles avab oma esimesi õisi.
kevadel olin õnnelik ja olen tänaseni, sest kevadel on kõik nii lihtne. hommikul ärkas orav üles ja kõik olid kadunud. Orav lidus mööda metsa ja hüüdis,
kus te olete? Aga vastust ei tulnud ja ta ei näinud kedagi. Ta vaatas Sipelga korterisse, maha jäetud, prõmmis põrnika ukse pihta, vaikus, koputas jõeveele, keegi ei pistnud pead välja ja keegi ei laulnud enam ühegi puu otsas, keegi ei sahistanud enam rohus ja keegi ei lennanud enam mööda. Orav otsis igalt poolt. Äkki on kõik siin selle rohukõrre taga peidus, mõtles ta iga kord, kui jälle pilgu mõne rohukõrre taha heitis. Ei, nad on ju loomulikult hoopis tamme taga või roostikus. Orav jooksis ühest kohast teise. Ei tea, millal nad nii ära kaovad, et muutuvad päris leidmatuks, mõtles ta mornilt. Enne lõunat kirjutas ta kirja. Kõigile. Kus te olete? Olge, kus olete, ainult tulge tagasi. Orav. Kuid ilm oli tuulevaikne ja Orav ei saanud kirja teele saata. Oraval läks meel väga kurvaks. Ta mõtles elevandile, karpkalale, ritsikale, varblasele ja peamiselt ikka Sipelgale. Sipelgas, mõtles ta, Sipelgas. Nad peavad ju kuskil olema, mõtles ta, kuid ei teadnud siis enam, kas see nii kindel ikka ongi. Võib-olla neid ei olnudki kuskil. Ta mõtles pingsalt, mida see võiks tähendada, aga tal hakkas sellest pea otsas ragisema ja huugama ning ta jäi keset metsa rohu sisse istuma, selg vastu pöögitüve. Ta mõtles, et nüüd jääb tal vist üle rääkida veel ainult iseendaga. Aga mida mul enesele ikka öelda on, mõtles ta. Tal ei tulnud pähe ühtegi mõtet ja ta hakkas kartma, et oskab endamisi ainult vaikida. Ja kõik kingitused, mis ta veel saada võis, peab ta nüüd endale ise kinkima. Päike paistis talle näkku. No vähemalt tema on olemas, mõtles ta mornilt. Kuid siis kadus ka päike ja ümberringi läks ilm uduhalliks. Nii ta seal istus ja teda valdas üks eelaimus teise järel. Tal hakkasid pea ja jalad kõigist neist koledatest tunnetest valutama. Suur väsimus tuli peale ja Orav uinus. Kui ta ärkas, oli käes keskpäev. Päike oli jälle kõrgel taevas ja Orav kuulis tiibade vihinat. See oli ülelendav haigur. Haigur, haigur, hüüdis Orav. Ta hüppas püsti ja hakkas kõigest väest kätega vehkima, aga haigur ei näinud teda. Veidi aega hiljem nägi Orav siili, kes puges parajasti pöögi vastas kasvavasse põõsasse ja kuulis, kuidas elevant kauguses puuga kokku põrkas ja ai hüüdis. Siis nägi ta ka Sipelgat. Sipelgas, Sipelgas, hüüdis ta. Ta pistis Sipelga poole jooksma nii ruttu, kui jalad võtsid. Sipelgas oleks peaaegu uppi lennanud. Tere, Orav, lausus ta käheda häälega. No kus sa olid, küsis Orav ja patsutas talle õlale. Ma ei tea, ütles Sipelgas ja raputas pead. Ja Liblikas, kes vaevaliselt Sipelga kannul laperdas, ütles, me ei tea. Orav ei küsinud enam midagi. Teda täitis veel ainult üks mõte. Nad on tagasi. Nad on tagasi. Ta liidus koju ja tõi välja kõik, mis tal sahvris oli, et iga möödujaga midagi tähistada, mida täpselt ei olnud tähtis. Ta tõstis taldrikut täis, valas klaasid ääretasa, patsutas kõigile õlale ja palus, et nad enam kunagi ära ei kaoks. Nad pidid seda lubama. Ja nad ei läinudki enam ära. Head õpilased, lapsevanemad ja kõik veebikülalised. Täna pidi toimuma meie koolis tavapärane iga-aastane
suur tänuüritus meie kõige tublimatele lastele ja nende peredele. Aga sellel aastal on paljud asjad teistmoodi ja teistmoodi on ka meie tänane üritus. Mina olen üksi siin ja teie olete kõik seal. Ja selles ei olegi võib-olla nii palju midagi imelikku, sest viimasel ajal oleme üle veebi suhelnud tihedalt. Eriolukorra piirangute leevendamine ei võimaldanud kõiki meie tublisid õpilasi ja peresid aulasse kokku tuua, aga võib-olla see ei olegi nii paha, sellepärast et veebiversioonis saame me kutsuda meie tänuüritusele kõik meie õpilased ja lapsevanemad ja me ei pea arvutama seda, kui palju on ruutmeetreid aulas või kas seal on 2+2 reegel täidetud. Nii et kõikidest asjadest on võimalik leida positiivset ja me üritame seda alati teha. Ühelt poolt on meie iga-aastane tänuüritus ju selline ametlik formaat, aga lisaks tunnustamisele on kokkusaamisel ja kokkuhoidmisel ka emotsionaalne ja tunnetuslik väärtus. Ja kui miski on äramärkimist väärt, siis seda peaks nagu alati tegema. Ja see on see põhjus, miks me sellel aastal ka ei saanud seda üritust kuidagi ära jätta ja teeme siis selle see aasta veebiteel. Need põhimõtted, mida me oleme terve selle õppeaasta järginud ja ka viimastel kuudel on näidanud seda, et sarnased vaated, sarnased väärtused ja sarnased arusaamised liidavad inimesed ühte ja aitavad üle ka kõige suurematest raskustest. Nii ka meil. Meil ei ole kombeks kiruda, meil ei ole kombeks mossitada, vaid otsime lahendusi, otsime väljapääsusid ja kes proovib kõigest väest, saab üle igast mäest. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et see lõpusirgele jõudnud kooliaasta on ju tegelikult olnud huvitav, võib-olla isegi põnev, aga kindlasti on ta olnud kasulik ja õpetlik. Ja see on elus kõige tähtsam, et iga samm viib sind millegi poole või millelegi lähemale. Ja mina tahaksin tänada kõiki meie koolipere liikmeid, kes on aidanud selle vankri sellel aastal siis lõppu või finišisse vedada. Kindlasti ma tahaksin tänada eelkõige meie tublisid õpilasi. Nendel ei ole olnud lihtne ja samas on nad olnud väga tublid. Õpilased on ju koolis üldse see ainus mõte ja eesmärk, miks me koos peredega oma tööd siin teeme. Me oleme siin õpilaste pärast, me oleme õpilaste jaoks ja me oleme õpilaste päralt. Ja viimased kuud näitasid ka seda, kui tähtis on koos nende jaoks ja nende päralt olla. See on suur õnn, et meie koolis on nii palju tublisid õpilasi, keda tänada ja see on suur rõõm ja privileeg nendega koos areneda, nendega koos õppida. Sellel aastal küll tavapärasest teisiti, aga kiitust on väärt kõik õpilased, ka need, kes vahel tänuüritusele ei pääse. Loomulikult ma tahan tänada meie lapsevanemaid. Ka lapsevanemad on sellel aastal saanud kogemuse võrra rikkamaks ja pidanud võib-olla tegema asju, millega nad tavapäraselt ei ole harjunud tegelema. Ma tahaksin kiita ja tunnustada lapsevanemaid selle eest, et nad on olnud kannatlikud, et nad on olnud mõistvad ja et nad on olnud koostöövalmid kooliga.
ja loomulikult ei saa kuidagi jätta ära märkimata meie tublisid õpetajaid. Ma tahaksin tänada ja tunnustada kogu meie kooli personali, õpetajaid, klassijuhatajaid, tugispetsialiste. Ilma nende igapäevase pühendumise ja hoolimiseta ei oleks me suutnud tänasesse päeva sellisel moel jõuda. Teades seda, millega on nemad pidanud nii töö kui isikliku elu kõrvalt hakkama saama, siis sügav kummardus ja tänu neile. Ma olen siiralt tänulik ja uhke nende inimeste üle, kes meie kooliga on seotud, kellega mul on võimalus koos olla ja kellega mul võimalus koos edasi minna. Meie kool areneb ja kasvab ja pelgalt juba sellepärast me võime kõik vastastikku olla selle eest tänulikud. Veel kord siiras tänu kõigile, kaunist suve ja kindlasti rõõmsa taaskohtumiseni sügisel.